Tere tulemast vaatama saadet, koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkte saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu eest. Alustame! Minu nimi on Kasper Kikerpill ja minu kõrval, nagu ikka, küsimuste meister Karl-Alari Varma. Ja nagu igas saates on meil ka siin 2 tiimi, sinine tiim, punane tiim, sinise tiimi kapten on meil Miikael Meemaa. Miikael, sulle meeldib saates külalistega käia? Kes sul seekord kõrval on? Juhtumis ja Sandriga suht sarnasest kohast leidsime kaaslased täna. Kokku sattumus ja siis me valisime välja, kummal parem sõber diivanile tuleb. Ja mina sain endale Korea kõrvale. Juuste järgi said? Väga ühtekad, jah. Meil mingi side oli, me ei hakka täpsustama, mis see oli. Aga teeme suure aplausi Koreale! Ja punase tiimi kapten, nagu ikka, Sander Õigus. Ja Sander, kes sinu vasakul käel on? Minu kõrval istub minu sõber muusik, moelooja ja seksisümbol Kohver. Väga viisakas. Te olete reisinud igal pool üle Eesti, näinud oma fänne erinevates kohtades. Kas on mõni fänniga jutuvahetus, või mingi selline muu interaktsioon, mis on eriti meelde jääb? Jah. Ma tegin mingid laive, tegin Rooba särgiga. Ja siis üks fänn saatis mulle Siim Liiviku särgi sünnipäevaks. Ja siis läks 2 kuud mööda, kirjutas, et kuule, et kas sul see särk on alles veel? Muidugi on, et viitsid, et mul kasuisa jube pahane, et ma tema särgi saatsin ära, et saada tagasi. Mõtleb, end saab mingi 10 päeva tuppa, kuhu painid? Ja siis mul oli 2 kuud, oli Siim Liiviku särk. Aga saatsid tagasi? Ja ikka muidugi. Korea, kui suur viktoriini mängija sa üldse oled? Mitte väga suur viktoriini mängija, aga viktoriini austajad oleme küll. Me hiljutigi tegime bändiga viktoriini, 9 osalejat, igaüks tegi küsimuse ja mina võitsin. Covid ajal olid need Zoomi viktoriinid ka mingi iga nädal. Siis 3 nädalat tegime, siis me panime kinni kõik, siis keegi enam ei viitsinud. Aga mis teemal need olid? Igaühe meelisteemad. Igaühe meelistemad. Mul oli äri ja sport. Äri ja sport, okei. Ja spordi äri. Alustame küsimustega. Kas te teate sellist isikut nagu Lord Byron? Muidugi. Hea punkt. Tahad sa öelda, kes ta on? No, Lord. Mis oli tema amet, elukutse? Kirjanik. Jah, väga hea. Romansia üks suuremaid poete. Lord Byron käis Cambridge ülikoolis ja pidas seal ühte ebaharilikku kodulooma. Mis oli see koduloom, keda ta ülikooli ühikas pidas? Oscar Wilde. Võib-olla ei ole sama aeg üldse, aga ma ei tea. Aga see fetiš tundub sarnane. Oscar Wilde ei olnud õige vastus. Nagu loom, imetaja. No selles mõttes me teame mõlemad, on ju? Angeres. Paneme lukku, jah? Kuna sa jäid natuke, ma ei jõudnud sulle enne formaati seletada, aga ära lärma. Või nagu arutame, on ju? Ja siis võtame punkte. Ühesõnaga, vastus oli vihjes ühikas. Mitme peale pidasid nagu? Ei. Mõtle nüüd Kits! Saad piima ja värki ja siis... Esimene asi kitsi käest saab piima. No sul oli mingi mõte siis? Ei, nagu mul on reaalne, ma tahan teha seda varsti seda kõige halvemat nalja, et hei, kas sa tahad nagu 5 miinust kokku saada?
aga ühesõnaga, kuna vihje oli ühikas, siis me ütleme nüüd ühest suust õige vastus on Lauri Pedaja. Rott Lauri Pedaja ei ole õige vastus. No mis ta oli siis? Ma arvan, et lõpetame piinad ära. Ma arvan üks armas loom on, kaisutada hea. Õige vastus on karu. See oli vana tsirkusekaru, ta käis sellega ringil nagu lõa otsas seal ühika ja ühika ümbruses ülikooli aladel rääkis temaga nagu mõni inimene räägib koeraga. Karu ongi koerlane. Siit ongi hea minna järgmise küsimuse juurde. Michael Jackson tahtis kunagi ära osta kogu Marveli frantsiisi. Mis põhjusel Michael Jackson tahtis selle ära osta? See oli 1990-ndatel. Miikal, sa tundud, et sa oled valmis. Sa tahad, et ma välja ütlen selle? No jah, selles suhtes, et Neverlandis ei olnud muideks see tühi kinoruum, kuhu oli vaja filme jooksma panna. See ei olnud see vastus. Vastus oli ikkagi see, et ta tahtis need ära osta, sest ta tundis, et tema isiklikult on ka. Jah. Aitäh. Väga hea. Need Priit Toobali sammud praegu lihtsalt. Ma ei ütle Ei no mõtle, milleks sul oleks vaja Marveli frantsiisi? Ma olen seda mängu varem mänginud. Tšeki, oled valmis? Jaa. Palun vihjet. Mõtle selle peale, kes on Marveli kõige kuulsam tegelane? Iron Man või? Kas sa tead üldse veel mõnda? Tuleme siia tagasi, et mille jaoks sul oleks vaja Marveli seda kuradi frantsiisi? Ütle üks põhjus ja lähme sellega. Siis ma ei peaks seda saadet tegema. Okei, Michael Jackson ei tahtnud enam teha seda, mida ta tegi ja siis ta tahtis, et teiselt poolt üks sama plekk. Investor. Ta arvas, et on Spider-Man. Et ta investor oli ja siis ta tahtis olla Spider-Man. Ma võtan siis selle investori vastuse. See on vale. Ei ole ju, ta Spider-Mani oma oli õige. Õige vastus on see, et ta oli nii suur Spider-Mani fänn, et ta tahtis ise filmides Spider-Mani mängida. No me olime lähemal. Ma konkreetselt ütlesin, ta tahtis ka. No aga me küsisin. Ja, aga sa ütlesid, et ta tahtis ka laps olla. See on see, mis sa välja lugesid. Plus te näete välja, nagu ta oleks sama rolli castingule tulnud. Me tahtsime ka. Kuule, me võtame selle poole ära ja siis lähme edasi. Jaa, poolik on teie. Nii, aga lähme järgmise küsimuse juurde. Järgmine küsimus. Ma olen suur beebide fänn. Mis sul beebide juures meeldib? See, et mul ei ole neid. Sealt sa kuulsid praegu 3 uud, kes oleks nõus välja aitama. Jaapan on ühendanud juba 400 aastat oma riiki ja beebisid ühe festivaliga, kus sumamaadlejad ajavad beebisid nutma. Minu küsimus on see, et miks? Miks sa ajaksid beebi nutma? Miks nad ajavad beebi nutma, sest nad on halvad inimesed või nagu... Ei, siin raudselt mingid teemoneid välja ajada või mingi Joel Steinfeldi eemal hoida või seal on mingi... Sa vaatasid mulle otsa, nagu see oleks õige vastus. No selles suhtes Jaapan ei ole kaugel. Kellest, millest? Korea. Et noh, natuke rassistlik minust, aga ma ütlen, et pane puusalt. Ma arvan, et nad ajavad beebist nutma, sellepärast, et neil on teatavasti need tallid, kus nad kasvatavad, eks ju, sumojärglasi, oma teisi sumosid, peksavad neid keppidega ja see on hästi jõhker seal. Ja siis uued sumod, kes tuuakse sinna tallidesse, siis nemad saavad oma esimesed ristsed beebisid nutma ajades, et pärast nad ikkagi jõuaksid oma uusi sumosid peksta keppidega jälle ja nii see edasi läheb. Sikke igavene Sansaara ring on ju. No ma peaaegu usun.
Üllatav, see on täiesti vale, aga üllatavalt hästi esitatud. Õige vastus on see, et beebide nutt toob hea õnne. Nii et on vaja hea õnne jaoks beebid nutma ajada, et aasta tuleks hea. Kui me räägime siin filmidest, on olemas sellised nagu õudusfilmid ja üks kuulsamaid õudusfilmide tegijaid Alfred Hitchcock. Väga hea nagu tegi, kuidas ma ütlen, suutis hirmu inimestesse tekitada. Scream 3 tegi ka. Aga Alfred Hitchcockil oli kuulsalt üks foobia. Foobia kartis mune. Väga õige. Kohe. Punkt kirja. Punkt olemas. Nii lihtne see ongi. Ma võtaks pool punkti, et selle eest, et Guy Fieri ka ei söö mune. Kuulus Ameerika telekokk ja siis ta ei söö mune nagu. Kui sa võtad, siis sa võtad. Kas me saaks teha kuidagi mingi punane A-tiim ja B-tiim või nagu... Eraldi arvestuses soovite punkti ühesõnaga. Kas teil endal on ka mingi foobia? Mulle ei meeldi need väiksed augumustrid, vaata. Trüpofoobia. Ja kui sa lõikad nagu selle küüslaugu pooleks ristipidi, siis see on rõve veits. Sul on see juba rõve või? See on suht jälke. See on juba spetsiifilisem. Ei no lõika küüslauk pooleks, vaata, on äge, ei ole. Kõige veidram ähvardus, mis ma olen elus saanud. Kas sa tahad sellest ka punkti võtta või? Võtaks tegelikult, kui jagatakse, siis Sander, kurat, meil läheb hästi. Meil läheks, kui sa kogu aeg ei karjuks esimese asjana mingit suva asja. Nagu rahu. Me oleme jõudmas ka sellesse ajastusse, kus robotid on üle võtmas. On olemas ka terapeutilised robotid. On olemas selline robot nagu Paro, kes aitab siis vanuritel dementsuse, Alzheimeri sellise vastu võidelda. Aga ta on ühe loomakujuline. Mis loomakujuline on Paro? Angeres. Mul on tunne, et me liigume kohe jälle sinise poole edasi. No nii, Korea, Miikael. Mis loom on tuntud Robotloom või? Mäletamise poolest? Elevant. Seda on hästi praktiline robot, mida täissuurses elevant on toas. Või ütleb Alzheimeriga. No elevant robotid sa ikka ära ei unusta ju risk. Vaat kui suur. Kui sa sellega ära unustad, issad jumal. Võib ka olla väga väike elevant robot, kes istub su õla peale ja tal on tiivad. Kas tal on ka nimi? Ma pakuks... Inspektor. Mina pakun, et kas ma võin pakkuda? Jaa, paku. Vaata, kuidas ta küsib enne, kui mingi loll. Ma pakun, et see on papagai. Väga hea, aga vale. Me võtame vihje ja siis me mõtleme ja arutleme. Okei. Strateegia on paigas. See on vees elav olend. Ja nüüd me mõtleme ja me veel ei ütle, me mõtleme. Aga ta tuleb vahel ka maismaale. Konkreetselt üks tüüp Peipsi ääres räägib, et neil üks kevad tulid angerjad kuivale maale ja sõid hernepõllud tühjaks. Ehk siis me ütleme koos angerjas. Ei, kala tähendab. Mulle meeldis, kus sa läksid selle mesikäpa kommi pealt lihtsalt kompvekki peale. Vale vastus. Õige vastus on siis? No mis ta on? Angerjad käivad ka. Angeres ei ole, seda me oleme õppinud. Kon. Vale vastus. Õige vastus on hüljes. Ja, terapeutiline hüljes, teed kalli, räägid talle asju. Robot hüljes on nii ebapraktiline. Tuleb päev otsa sinu juurde. Meil on teile üks helivoor. Me laseme teile looma hääli. Ja teie peate lihtsalt ütlema, mis looma häälega on tegu. Panemegi siis esimese looma hääle.
see oligi kõik või? Põhjapõder. ei ole õige vastus. kaamer röögib pikast truubitorust sisse ja siis see on teiselt poolt võetud seal. õige vastus on kaamer. väga hästi. Comeback. see on fun mäng, me teeme lõbu pärast seda. Sul on lõbus või? Okei. Paneme teise looma heli. Aknapesu. Ma kusjuures mõtlesin sama. ei no siit. Vastus ei olnud õige, aga punkte tuli. Võin öelda, et see on veealune olend. Treik Kossu platsil. Ei ole. Veealune olend. Treik, no. Treik veealusel Kossu platsil. Hüljes ilma veeta basseinis. Veel, ehk siis me ütleme nüüd publikuga koos, te olete valmis, jah? 1, 2. Nagu publik saab punkti, aga see on vale vastus. Ma ütlen õige vastus, kui te ei taha veealust olendit pakkuda kiiresti. Muidugi tahame. Noh, 3. Ma lootsin sinu peale. 2. delfiin. Vale vastus, õige vastus on beluugavaal. nii, aga lähme järgmise heli juurde. Järgmise juurde, see on lind. no mis iganes lind see oli, ta oli hädas. Ärge küsige, kuidas ma need helid kätte sain. Tavaliselt mõeldakse kui väga armas lind. Armas lind. Jaa. Enamasti inimestele meeldib. Ma nägin mingit videot, kus vares aitas siili üle tee. Väga armas oli. Oi kui nunnu vares. Oi kui nunn. See ei olnud vares. Ei, lennuvõimetu lind. Pingviin. Õige vastus on pingviin. Väga armas. Nii, meil on üks heli veel. see on muideks üks-ühele see, mis Karl uneuuringute keskusse saatis. Aga mis loom pähe tuleb? Jah. Kui sa mõtled Karlile, kui sa mõtled sellele helile? Skrillex. Mul on tunne, et nagu loomariik on tegelikult, võib-olla keegi seletab, see on laiem kui inimesed. On ka teisi. Peale angerjatega. Kas see oli metssiga? Ei olnud. Lihtsalt siga? Ei olnud. Raul Velbaum. Lähemal, aga ei olnud. Aga mul on tunne, ma pean õige vastus ära ütlema. Tasuks. Õige vastus on jõehobu. See oli jah, see reaktsioon. See oli täpselt see, mida see väärt oli. See oli jah. Me isegi ei tahtnud rohkem. Aga kuna me juba kihutamegi saatega edasi, siis räägiks sellistest asjadest nagu kiirusetrahvidest. Esimene kiirustrahv autojuhile kirjutati aastal 1896. Tahtsin just öelda seda. Ja minu küsimus on, kui kiiresti sõitis autojuht? Ma lugesin üks päev neid, et mis kiirusepiirangud olid vanasti. Tartu linnas oli minust 8 oli auto, no ma ütlen 9. Tartus oli 8 nagu piirang, sõits 9. See oli rohkem kui 9, võin öelda. Mis ühik oli? Kilomeetrid tunnis. Penikoorma sammu. See oli Inglismaal, nii et originaalselt oli see miilid. Aga see ei olnudki Tartus või? See ei olnud Tartus. See autojuht oli Walter Arnold. Äkki ikka pani hullu, pani mingi 44-ga. 1896. Tuli mäest alla, Toome mäe nõlvalt tuli alla nagu see rattur kunagi mööda. Aga õige vastus on 13 kilomeetrit tunnist. Mind huvitavad teised riigid, näiteks Island. Väga tore, olen käinud. Aga Islandil on omad uskumused. Väga nagu spetsiifilised uskumused, neil on väga tugevad sellised, kui ma ütlen, esoteerilised uskumused üle poole
sealsetest inimesed usub esoteerikasse sellisesse. Ja nad isegi ehitavad oma teid ümber, et teatud gruppe mitte häirida. Et keda nad ei tahtnud häirida? Mingid müütilised asjad. Põhimõtteliselt ütle mulle, keda Island usub. Sigur Ross. Ja sinine tiir. Ja, võib-olla liigume üle Miika. Me arutleme praegu. Ma just tahtsin öelda, et teil on päris suur ansambel, et on teil mõni veel siin. Ei no seal on mingi vaalad ja värk. Ma mõtlen, see ei olnud tema vastus, ühesõnaga. Keisreid on seal palju. Ma püüan sulle anda nagu riffimismaterjali, et võta ja tee. Ta annab mulle valesid vastuseid. Ehk siis trollid. Trollid. Väga enesekindel vastus, absoluutselt vale. Miikael, Korea. Ma arvan, see kõik on kuidagi sellest, ma arvan, Islandi inimesed vaatasid Game of Thrones ja siis hakkas põdema, et jää tagant hakkavad tulema mingid surnud vennad üle mere kuidagi. ja siis sa ei taha nagu autoga üle sõita neist. mis on põhjendatud? Mingid faunid. Seal oli, nad kartsid, automüra häirib nagu nende maju ja koopaid. Me räägime inimestest siis või? Äkki see on see, vaata see kuradi Islandi eurolaulu film, vaata seal olid ka mingisugused need väiksed mingid elfid. Haldjad, noh. Õige vastus on haldjad, ja. Hiljutigi ehitati ühed suured teed ümber, et kedagi häiriks, ja. Mul on 2 nõrkust siin maailmas. Angerjad. Jaapan. Kaalule astumine. Esimene neist on juust ja teine on kartulikrõpsud. Ja kartulikrõpsud olevat kogemata leiutatud. See leidis aset Ameerikas ühes restoranis, kui üks klient seal restoranis tegi oma kartulitega midagi, mis talle toodi. Frittis. Oota! Ma ei ole küsimas midagi küsinud. Küsimus on, mida tegi klient oma kartulitega? Okei. Et kartulikrõpsud Tal ei olnud fritüüri. Pidi juhtuma mingi õnnetus. Pani fritüüri, vahet. Vale vastus, fritüür ei olnud veel siis. Muidugi ei olnud, aga nagu. Vaata, mingi siuke seade on, kus sa paned muna sisse. Nüüd on nende kord! Arutamise aeg oli enne, kui see fritüür tegi. Ja meie mõnus, rahulik, meelelahutuslik saade jätkub. Miikael, Korea. Ei no, et kuidagi neid krõmpsuvaks saada, sa pead midagi põlema panema laua peal. See on kahtlane. No. Miks sa pead panema restorani laua peal põlema midagi? Meil ei ole meil ühtegi vihjet võtnud. Võtame meie Ma annan teile vihje. Toodi kartulid kliendile. Klient, praekartul. See ei ole piisavalt krõbe. Kuidas ta sai need kartulikrõpsud saatis tagasi, ütles, et ehk krõbedamaks. Õige vastus. Päriselt või? Jah. Täpselt nii lihtne see oligi. Ja siis lugu on see, et kokk oli nii närvis, et normaalsed praekartulid nüüd krõbedad ja siis ta tegi ekstra nagu õhukeseks neid ja praadis ekstra krõbedaks nagu kättemaksuks, et no kas nüüd on piisavalt krõbedad või? Ja siis ütles, jaa, no, väga hea. Ja siis ta proovis, et on küll head, jah. Ja siis ta hakkaski tegema. See oli Mr. Pringles. See on ühtlasi Karli suurim iidol on selles, kui te aru saa. Ja mul on raske rääkida, sest suu on vett täis. Aga teeme mõned küsimused veel. Teeme paar küsimust veel. Kui me siin oleme laval praegu koos, kõik kenasti, siis meil on igasugust, te näete igast butafooriat selja taga asju, aga on üks asi, mis meil ei ole. Sest on üks linnusulg, mida ei tohi kunagi lavale kaasa võtta. Sest see on halb õnn. Mis on see linnusulg? Ei, sest minu esimene mõte on see, et äkki see ei ole seotud nagu liigiga, vaid äkki on see, et kui tal on linnugripp, siis sa ei tahaks seda lavale kaasa. Mis see on, vaata, millel see silm peal on? Paabulind. Õige vastus on paabulind.
ma ei tea, kuidas me seda jagame. Me paneme mõlemale siit midagi. Ei, tema ütles välja ju. See oli kõige huvitavam alley-oop, mida ma kunagi näinud olen. see oli palli kaotus praegu. ja muuseas just silma pärast ka. See on varastatud punkt ju. Ja sellepärast, et silm öeldakse, see oli nagu see kuri silm, et see paneb needus nagu peale. Ja. Et väga hästi mängitud. ei, me juhime täiega. Mingi 10-2 on seis. Kütame. Mis ma tegema pean? Alandava lõpuni. Teeme ühe lihtsa küsimuse lõpuks. Küsin küsimuse, kohe vastate. Vesi on maailma enim joodud vedelik. Vesi suured laevad kannab, vesi palju jõudu annab. Tahad poolt võtta või? Anna talle midagi. Ma tahaks teada, mis konkureerib nagu selle enim joodud vedelikuga veel. Ja ma tahangi teada, mis on teisel kohal? Coca-Cola. Coca-Cola, jah. Piim. Ei. Nisu on kõige rohkem külvatud teravili maailmas. Mul on veel see lähenemine, kus sa oled nagu, ma neid fakte ei tea, aga mul on midagi pakkuda. Ma tean ka midagi. No siis on õlu, kui need kumbki ei käi, miski ei ole. No. Endiselt ei ole veel õiget vastust Jäägermeister. kuulnud. Aga mõelge selle peale, et on ka osa maailmast, mis ju ei joo ja ega tarbi alkoholi. Vein. Tee või kohvi üks kahest ja ütle sa, kumb on õige ja lõpeta õige vastusega. Tee. On õige vastus. See on ka vesi. See on ka vesi, jaa. See on vesi. Õige vastus on tee. Ei ole. South Parkis oli üks osa, kus Kenny vanematele tuli rahvas külla ja siis nad pakkusid sooja vett, sest neile ei meeldi rikaste peenutsemine ehk tee joomine. Lõpeta tipus. Saade lõpebki nüüd tipust. Mis seis jäi siis? Sa ei taha teada. Läks natuke madinaks, aga võitis sinine tiim. Nemad võitsid saate, me võitsime südamelt. Aga see on ka hea hetk, kus saade päriselt lõpetada. Teeme nüüd suure aplausi sinisele tiimile. Miikael Meemaa ja Korea. Punane tiim, Sander Õigus ja Kohver. Küsimuste meister, Karl-Alari Varma. Minu nimi on Kaspar Kikerpill. Head õhtut teile. Aitäh, et vaatasite. Kohver, on sul mõni asi, mis sa siit saates kaasa võtad? Ma olen käinud muusikanõukogus, õhtusaates, siin, kõik kaotanud. Ühesõnaga, Sander, asi ei ole sinus. Jaa, ei.